Mis teil on täpselt sama kaamera? Nagu nii ei ole samad seedingud, kui Eesti ongi lollis. Nii korral profiil on ühel lihtsalt flat ja teisel on mingisugune Sunny California. Kas see film jääb juba? Saatame selle osa sisse, kus Arpad räägib kaameratest. Niisiis, tervist, härra Arpad Joosep Kääramees. Tegemist on ühe spetsiaalse intervjuu ühe üsna algaja YouTuberiga. Nii et härra Kääramees, kes on teie YouTube inspiratsioonid? No ma arvan, et kui me mõtleme välja nüüd selle Eesti algajaskonna aga edasi jõudnud Ola Leif looks, siis ma arvan, et YouTube'i keskkonnas on olnud Casey Neistat ja võib-olla naljakamalt on olnud Joe Weller ja niisugused lahedad kutid. Täpselt nii, loomulikult Fiibrar käib ka sinna hulka. Noh, ta on kogu hakanud kuulust koguma juba ja tõepoolest, nüüd siis, mis on teie poliitilised vaated, härra Kääramees? Ma arvan, et Ritsil oleks vaja poliitikast rääkida. On küll. No aga kui asja nüüd vaadata nii, nagu see tegelikult ei ole, siis poliitik ei ole üldse oluline, et olgu nii. Ma ei viitsi poliitikast rääkida, sorry. Mis on teie lemmikfilm? Minu lemmikfilm on Transporteri seeriad ja siis ka filmid. Seal on kõik minu jaoks vajalik üheskoos kaudid. Ja nüüd, kuna te olete VHK gümnaasiumis natukene kauem aega käinud ja ma eeldan, et te olete tuttav õpetaja Ilvar Saarega. Nii. Kuidas te defineeriksite fraasi sahista filtrit? Naerte pole siin midagi. Ta mõtleb nüüd selle all normaalselt Wikipeediast reaalse info välja otsimist, aga noh. Ta on suht sama, kui sa sõidud liiba ja tahad sellest edasta pärlit, siis ta ei ole. Nii et kas te arvate, et on võimalik, et härra Saar mõtleb selle all konkreetselt filtri sahistamist? Mina arvan, et ta mõtleb selle all midagi sügavamõttelisem lause. Sügavamõtteline. Te olete tõepoolest filosoof, härra Kääramees. On näha, et te väärite oma 1600 subscriberit. No nüüd ta väärite küll mööda. Neil on juba natuke rohkem. Ja nüüd, mida te arvasite sellest imelisest videost, mida teie kohta tegi härrasmees nimega Kraab või kuidas teda nüüd tuntakse? Sinine hunt. Kus see sinine hunt oli? No muutis ma nime vist. Ta kutsub ennast ikka Kraabiks, aga ta kanali nimi on Sinine hunt. Nagu ma aru sain, oli tema rösti video äärmiselt intense tuli, pure fire. Ma kujutan ette, et see võis teid tõelisse masendusse viia, kui teie sugune väike kanal sattus ühe tõelise hiiglase tulla alla. Noh, kui peaks jääda, et see on hiiglase, siis mina arvan, et see oli pigem mingi kärbels, kes ennast toas ringi lihtsalt ja siis mööda minna, siis kustutasid ära lihtsalt. Aga noh, siin mõttes, endiselt ütlen ühte asja, et kui sa nagu röstid, siis kasut vaata ja kult läbi, kellega nagu tegu on ja kui sa tahad röstida Philips 20-ga, siis see ei ole kaamera, vaid see on tõesti röster, nii et väga hea, härra Kääramees annab siin vaatajaskonnale väärtuslikke trikke tuleviku jaoks. Nagu näha, on tegemist tõeliselt targa ja intelligentse mehega. Siinkohal lõpetame selle intervjuu. Olen väga rõõmus, et tulite meie Ole Life Late Night Talk Show'sse ja palun subscribe'iga ja vaadake kõiki videoid ka. Minu omast siis jah, Always Flying Joosep filmidesse. Tõmba nahku. Mis asja? Ole osa jätta välja, mõned Joosep pindi peal siis. Siin kohal lihtsalt tuleb see tuleb see piiks ja siis tuleb lihtsalt mingi